Head kuulajad ja vaatajad. Valmistudes hooaega kokku tõmbama, soovin täna peatuda ühel mitmemõõtmelisel teemal. Otsusel, mida mõned on oma moraalsest kompassist lähtuvalt ehk tervitavad, kuid mis ometi evib taustal väga kurjakuulutavat tähendust meile kõigile. Nimelt, tuues ettekäändeks vajaduse tugevdada Euroopa positsiooni Ukraina rahuläbirääkimistes, otsustas Euroopa Liit külmutada tähtajatult 210 miljardi euro ulatuses Venemaa suveräänseid varasid. Nimetatud varad jäävad külmutatuks, kuni Venemaa lõpetab sõja Ukrainas, hüvitab Ukrainale tekitatud kahju ja mis veelgi laiem, kuni Venemaa tegevus ei kujuta enam ohtu Euroopa Liidu majandusele. Kui siiani on Euroopa Liidu Nõukogu pidanud iga 6 kuu järel Venemaa suveräänsete varade külmutamist ükshäälselt pikendama, siis nüüd otsustas sama organ mitmete liikmesriikide vastuseisust hoolimata, et need varad jäävad külmutatuks määramata ajaks. Sellise otsuse õigusliku alusena viidati Euroopa Liidu lepingu artiklile 122, mis on vägagi problemaatiline mitmes olulises aspektis. Kuigi välispoliitilistes küsimustes peab nõukogu langetama otsused ükshäälselt, võimaldab majandusliku eriolukorra leevendamiseks või lahendamiseks meetmete võtmist reguleeriv artikkel 122 langetada otsuseid kvalifitseeritud häälteenamusega. Mis jäetakse ka seejuures tähelepanuta, on väga oluline tõsiasi, et artikkel 122 räägib otsesõnu Euroopa Liidu liikmesriikide abistamiseks mõeldud meetmetest, mitte otsustest blokiväliste riikide kasuks. Seega on tuginemine kõnealusele artiklile ilmselgelt kohatu. Selgelt blokivälist riiki puudutav välispoliitiline otsus taandatakse liidusiseseks majandusküsimuseks, mida see lihtsalt ei ole. Aga meenutame selguse huvides sõna-sõnalt, mida siis kõnealuline artikkel sätestab. Punkt 1. Ilma, et see piiraks muude aluslepingus sätestatud menetluste kohaldamist, võib nõukogu komisjoni ettepaneku põhjal ja liikmesriikide vahelise solidaarsuse vaimus kehtestada majanduslikule olukorrale vastavad meetmed, eriti kui tekib tõsiseid raskusi teatud toodetega varustamisel, eelkõige energeetika valdkonnas. Ja punkt 2. Kui mõni liikmesriik on raskustes või kui tal on tõsine oht sattuda suurtesse raskustesse, mida põhjustavad loodusõnnetused või temast olenematud erandlikud juhtumid, võib nõukogu teatud tingimustel komisjoni ettepaneku põhjal anda asjaomasele liikmesriigile liidu finantsabi. Nõukogu eesistuja teatab tehtud otsusest Euroopa Parlamendile. Nagu näha, ei ole siin vähimatki kahtlust, et jutt käib vaid Euroopa Liidu liikmesriikide abistamisest eriolukorras, mis ühtlasi tähendab, et artiklit ei saa kohaldada Ukraina abistamise alusena. See lihtsal põhjusel, et väljaspool kellegi soovmõtlemist ei ole Ukraina Euroopa Liidu liikmesriik. Vahepõike korras pöörakem seejuures tähelepanu lepingu tekstis sõnale solidaarsus. Solidaarsus teatavasti on ühtsus, mis põhineb ühistel huvidel, eesmärkidel, normidel ja sümpaatiatel. See võib tekkida subjektiivsete elementide, näiteks sõpruse, usalduse, hoolimise, moraalsete kohustuste tunnetamise, ka kasust tingitud valikute pinnalt, aga mitte seaduste või ettekirjutuste alusel. Solidaarsust ei saa kellelegi peale sündida ega jõustada. See kas on vabatahtlik või seda ei ole. Eriti oluline on aga tõsiasi, et juhtides masside tähelepanu konkreetsele küsimusele Venemaa varade külmutatusest, toimub selle taustal palju põhimõttelisema protsessina taganemine ükshäälsuse nõudest välispoliitilistes küsimustes ning selle kaudu järgmise suure sammu astumine Euroopa Liidu föderaliseerimiseks. Kõik võimalikud kriisi- ja eriolukorrad pakuvad selleks eriti hea võimaluse, sest siis kipuvad läbi minema sammud, mida tavaolukorras ei aktsepteeritaks. Mõned saated tagasi viitasin 2022. aastal Tartu Ülikooli Juhan Skytte poliitikauuringute instituudi avaldatud raportile, milles soovitati Eestil loobuda oma senisest seisukohast ning asuda toetama Euroopa Liidu välispoliitikas ühehäälsuse nõudest loobumist. Siiski otsustas Eesti valitsus toona jääda senise seisukoha juurde, mis näeb ette iga riigi vetoõiguse. Tervemõistuslikult leiti, et ühehäälsuse säilitamine välis- ja julgeolekupoliitikas kindlustab kõikidele, ka väiksematele liikmesriikidele, et elulisi huve puudutavates küsimustes ei tehta nende nimel ja neid mõjutavaid otsuseid nende vastuseisust üle sõites. Formaalselt asub Eesti siiani positsioonil, et Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitika on tugev vaid eeldusel, et otsuseid langetatakse ja viiakse ellu läbipaistvalt ning kõikide liikmete toetusel. Tegelikkuses aga ütleb peaminister Michal, et Euroopa peab külmutatud Vene varade kasutusele võtmisega igal juhul edasi minema ja õnneks ka läheb. Mis sest, et mitmed liikmesriigid on sellele vastu.
Seega nähtub, et Eesti valitsusjuht kiidab heaks Euroopa Liidu aluslepingule sülitamise, selle jalge alla tallamise. Lisades sealjuures sõjakalt, et sedasi talitades saab Euroopa Liit Trumpile koha kätte näidata, tõestades, et ei olda sugugi nii nõrgad, kui USA president on arvanud. Michali sõnul peab Ukraina teadma, et Euroopa on otsustusvõimeline ja et tal on ka vahendid. Niisiis on meie riigis võimu juures olijaile esmatähtis, et Euroopa Liitu mittekuuluv riik näeks meie otsustavat valmidust vajadusel ka omadele ära teha ja et teda rabaks meie kassikulla hiilgus, isegi kui see on varastatud. Kui selleks on vaja rikkuda kehtivat õigust ja rullida üle osade liikmesriikide hääleõigusest, siis nii sündigu. Kui on vaja siseriiklikult rullida üle parlamendist, siis nii sündigu. Taktika on tuttav. Kõigepealt sõlmime külmutatud varade kasutusele võtuks poliitilise kokkuleppe, anname lubaduse ja võtame kohustused, siis laseme ministeeriumidel ja erinevatel spetsialistidel detailid formaalselt ette valmistada ning seejärel läheme Riigikogusse sellele toetust küsima. Ehk siis rahvakeeli väljendudes toimub lihtsalt ärakoputamine. Järjekordselt nähtub, et põhiseadus ühes oma regulatsiooniga, et Eesti riigile võib varalisi kohustusi võtta vaid Riigikogu, on taandatud tühjaks sõnakõlksuks, millega arvestatakse üksnes niivõrd, kui see juhtub mugav olema. Kui nüüd aga järgmise sammuna minnaksegi eufemistlikult Ukrainale reparatsioonilaenu andmiseks nimetatud projektiga edasi ning ülemkogus võetakse vastu otsus Venemaa külmutatud varade Ukrainale andmiseks, läheb asi eriti hapuks. Sellisel juhul tuleb liikmesriikidele esitada külmutatud varade peamiseks asukohaks olevale Belgiale omapoolsed garantiid ja ühtlasi arvestada, et väga suure tõenäosusega kantakse tulevikus sellega seonduvalt hiiglaslikku, Eesti puhul vähemalt 500 miljardi või koguni miljardi euroni ulatuvat rahalist kahju. Sel lihtsal põhjusel, et jutt käib nii Belgia, Euroopa Liidu kui ka rahvusvahelise õigusega ilmselges vastuolus olevast sammust. Niinimetatud reparatsioonilaenu idee rajaneb ju eeldusel, et Venemaa kaotab sõja ja on sunnitud kapitulatsioonilepingu vastu võtma võitja poolt seatud tingimustel. Kui seda aga ei juhtu, ja nagu kõik vähegi mõtlemisvõimelised inimesed aru saavad, vägagi tõenäoliselt ei juhtugi, tuleb kõigi eelduste kohaselt see raha Venemaale ühel või teisel moel tagasi maksta, koos hüvitise ja intressiga. Ukraina seda muidugi ei tee. Seega peavad raha välja käima garandid, sealhulgas Eesti. Ja tulevuse koormise maht sõltub sellest, kui paljud riigid on nõus seadusevastase skeemiga ühinedes koos Eestiga garantiisid andma. Käesoleva kommentaari salvestamise hetkeks neljapäeva pärastlõunal ei ole Euroopa Ülemkogu veel toimunud. See tähendab, puudub ka kokkulepe, kas, kes ja kuidas saab Venemaa külmutatud varasid Ukraina abistamiseks kasutada. Küll aga on see küsimus juba tekitanud pingeid USA-ga, mis sooviks seda raha kasutada mitte sõja pikendamiseks, vaid Ukraina ülesehitamisel. Rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse asedirektori Helga Kalmi arvates olevat USA huvi natuke arusaamatu, isegi natuke tobe, sest raha on Euroopas ja see tähendavat, et just Euroopa riigid peaksid saama otsustada, kuidas sellega käituda. Paralleelne vaade, et niinimetatud Euroopa ei ole valmis Euroopas toimuvas sõjas rahu saavutama ega oma enese julgeolekutki tagama, mõistagi ei aktualiseeru. Kalm siiski möönab, et lisaks eriarvamustele USA-ga on erinevad arusaamad ka Euroopa riikide seas. Lisaks Belgiale on kõhklejate sekka lisandunud Ungari, Slovakkia, Itaalia, Malta, Bulgaaria ja Tšehhi. Kalm tunnistab, et olukord on muutunud koguni nii keeruliseks, et ei ole enam kindel, kuidas sellest välja tullakse. Selge on vaid see, et kui Ukraina veebruariks nõutud mahus vahendeid ei saa, ei ole võimalik riiki ülal pidada ega sõja jätkamist rahastada. Aga jutt sõja rahastamisest ja praeguste jooksevkulude katmisest on heal juhul vaid mündi üks külg. Kuna puudub pikk plaan ehk strateegia, ei oska keegi öelda, mis saab homme või ülehomme. Igatahes on Euroopa Liidu laienemisvolinik Marta Koss juba tunnistanud, et liidul raha Ukraina rahastamiseks ei ole ja kaasata tuleb erakapitali. The reconstruction will not be possible without the private money, without the companies. Võib tekkida õigustatud küsimus, et milles üleüldse seisneb siin Euroliidu huvi. Aga kui võtta aluseks USA, Ukraina ja Euroopa vaheline lekkinud rahulepingu eelnõu, siis kavandatakse Ukraina ühinemist Euroopa Liiduga juba 1. jaanuariks aastal 2027. Ehk Euroopa Liit võtab uusi liikmeid vastu üksnes 36 ühinemisetapi läbimisel ja hetkel pole Ukraina ametlikult veel ühtegi neist etappidest läbinud, ei ole aluslepingutest või normatiivdokumentidest ülesõitmine Brüsseli jaoks probleem.
Samas on NATO üks tugevamaid jõude ja Euroopa rahugarante, Türgi, oodanud Euroopa Liidu lävel juba üle 50 aasta. Ja ilmselgelt ootab veel, sest Brüsseli vasalli kriteeriumidele Ankara ei vasta ega hakkagi niipea vastama. Üllatavalt vähe räägitakse ka lumepallina kasvavast Ukraina välisvõlast ja selle tagasimaksete tähtaegadest. Aga ainuüksi 2025. aasta teises kvartalis suurenes Ukraina välisvõlg 17,9 miljardi USA dollari võrra. 190,6 miljardilt 208,5 miljardini. Ehkki peamised võlausaldajad ehk G7 ja Pariisi klubi on näidanud üles paindlikkust, ei ole võimalik kummi lõpmatuseni venitada. Arvestades Euroopa laiemat majanduskliimat ja Ukraina ebakindlaid tuleviku väljavaateid, võib mõista kreeditoride huvi võimalikult vähe laenu maha kanda. Seetõttu ei saa välistada, et Ukrainale leitavast 100 miljardist mõnikümmend maanduvad sisuliselt juba järgmisel päeval suurimate liitlaste ja toetajate riigikontodele. Aga ülekannet võimaldanud ühislaen või Vene külmutatud varade hõivamise tagajärjed jäävad mõistagi garantiisid andnud riikide maksumaksjate kanda. Sest nii on suletud uste taga meie kõigi nimel otsustanud ja siduvalt kokku leppinud üksikute valitud riikide määratud esindajad. Tänaseks aga kõik. Tänan teid kuulamast, vaatamast ja kaasa mõtlemast. Kui peate vajalikuks minu välis- ja julgeolekupoliitika kommentaaride projektile omalt poolt kaasa aidata, siis selleks tarviliku info leiate minu kodulehelt aadressiga varrovoogleit.ee. Kuulmiseni!